Tere, olen Uku, olen Musical kinnisvaramaakler ja tänases videos ma teen Mustamäe tee 139 majas ühe videotuurisest remonti vajavast korterist, kuid korter on sees siiski elatav. Aga miks ma tahan videotuuri teha on see, et saate parem aru saama, millega siin täpselt tegu on ja mis on selle korteri võlud. Ja kõigepealt ma alustangi siis kohe siit eest, ehk siis siin ees on esik ja esikus on meil topeltuksed. Et kui te siin kunagi remonti teete, soovitan see, et hoidke kindlasti topeltuksed alles ka. Loomulikult, nagu kombeks on, fonolukk ja siin ees signalisatsioon, kuigi seda kordagi pole vaja olnud. Siis siin vasakul on selline garderoobikapp, ehk siis on peegliga ja riidenagiga. Siin paremal pool on vanast ajast siis sellised kapikesed, kui asju ära panna. Ja võiks öelda, et need on tegelikult väga praktilised. Siia poole jääb siis loomulikult köök ja siis vets vannituba, kuid neid vaatame viimasena. Kõigepealt ma alustan tuurist siis elutoast, mis on mõnusalt suur ja avar. Ja elutoast siis läheb 2 magamistuppa uksed. Ja selle korteri põhi luksus võiks isegi öelda. Minu jaoks on see, et see korter on privaatse vaatega ja vaadake nüüd magamistoast, ongi ta siis selline vaade. Siin kõrval on kool, aga mõte seda, et te olete voodis, te olete kirjutada laua taga ja te näete rohelust, et see on väga suur asi. Teiseks on see, et siin on väga mõnus siis tegelikult jalutama õue minna. Magamistoodi ise on sellised 8 ruutmeetrise suurusega, kuid siiski piisavad laste jaoks ja niikuinii põhielamine inimestele toimub elutubades. Siin on siis teine magamistuba. Ja siis selline vaade. Ainult üks aken siin korteris on siis välja vahetamata. Püstakut korteris on vahetatud, radiaatorid on vahetamata ja majas tehti renoveerimine circa siis selline 4 aastat tagasi. Ja korteril on rõdu ja näitan teda rõdu korraks ja vaade rõdu pealt. On siia väljapoole. Parkimine siin ees on fikseeritud, ehk siis peab olema parkimiskaart. Seda kõike siis kontrollitakse ka. Ja siin te nüüd näetegi seda, et kui on maja väljast renoveeritud ja siin on väga hästi seda tehtud. Miks? Rõhutan sellepärast, et soojustus on pandud siis aknaraami peale, mitte kõrvale. Et ühistu on olnud aktiivne ja ühistu remondifond koos laenuga on ainult 25 €, mis on siis väga-väga vähe. Et suvel kommunaalid on 70-80 € juures ja siis talvel ulatuvad 110 ja 120 €, mis pole üldse palju. Et kordan siis korter 47 ruutmeetrit, 3-toaline. Siinpool nüüd on köök. Köök on nagu mõnusalt roosades toonides. Külmkapp on siin täiesti tegelikult uus ja samamoodi on tegelikult siis siin ka gaasiliit, ehk siis uuepoolne. Köök on küll selles mõttes kompaktne, et ütleme, et see põhisöömisala siiski jääb võib-olla elutuppa, kuid siia saab panna väga korraliku mööbli, et ütleme, et siis mõnusalt süüa teha ja asju ära panna. Köögis siis samamoodi aken on välja vahetatud. Nii, ja viimaks siis vaatame üle ka vetsu ja vannitoa. Nii, siin on siis vannituba. Siin on siis niimoodi, et dušil on üks väike defekt, et üks veetoru tuleb välja vahetajast, et mis on katki läinud. Kuid duš ise on korralik, pealt aetud pesumasin ja siis siin on kraanikauss. Siin on ka siis peegel tegelikult, et asju, seda meikida või vaadata. Ja teiseks on WC on niisugune lihtsam, kuid siiski korralik ja puhas. Mustades toonides, alates laest, kuigi siis siia alla välja. Ja nii. Ega ongi videole tuur peale tehtud, ehk siis kui see korter teile meeldib ja näete selles perspektiivi elamiseks või üürimiseks, võtke minuga ühendust ja tuleme siia kohe vaatama. Üks asi veel, loomulikult kelder kuulub siia korteri juurde, mis on siin all, maja all on soe kelder, ehk siis mingid rehve või rattad ära panna või laste kärusid, miks mitte. Aga asukoht on väga hea ja kordan veel kord, kui see teile meeldib, võtke minuga ühendust ja peatse kohtumiseni siin korteris või juba uues videos. Kohtumiseni!